see on äge, mis siin on. Ma usun, et te kõik teate, et väga paljudel Eesti lastel ei ole sellist koolimaja, kooliesist, sellist ruumi, õhku ja avarust. Väga paljud peavad tulema täistuubitud bussist või trollist välja, koolimaja asub lärmakas kohas, teed akna lahti, liiklusmüra. See ei ole tore. Teil on siin nii palju, mille pärast olla tõsiselt kade teie peale. Ja mul on hästi hea meel, et täna näeb seda loodetavasti kogu Eestimaa. Võidus on teie kodudeks. Koolipere, palun, teeme ühise pildi. Kõigepealt vaadake siia. Ma tean, et seda pinisajat on raske mitte vaadata, aga korraks proovige seda vaadata. Said tehtud. Väga hea. Aga siis kõik vaadake korraks seda. See on üleval. Hääle järgi on lihtne leida. Siis on teid lihtsam üles teida pärast. Saate üksteise selle tagant vaadata. Ja pildistan. Veel. Veel. 1921 kolis majja kool. Ja järgmisel aastal tähistame 100. aastat, millal mõisakool siin majas on olnud. See oli töö. Siin tavaliselt aeti talu, ühtena te jojunud ringi, eks. Ja see nõukoguaega maja oli korra kaalud, et võib-olla jäetakse maha ja ehitatakse kõrvale üks hoone, aga õnneks seda tehti, see ei ole ära. Nii. Ja okei, kuidas seisab ja piirid meid. Vastavas ajastolises vormistuses. Ja kui oli probleem, et kodus kodus ei tohi olla asjad või... Ja mul on see võitus. Makid ja kus on täielikult uuringus. Oli jah, juurdamine nagu osa asju, lihtsalt sinu noorpõlve ajastus, sest nüüd on muud. Siin on kõik ilmustöömine, näitused, filmid sügis ja mis kõik.
huvi, töötaja, õpetaja, siis kuulan ka osaollakonnisse, toimetan siis ka noortekeskuses. Ma olen Maris Kere, ma olen Tõstamaa koolis, käin ka 12. klassis. Ma olen Vahele Aleksander, õppejuht ja keemiat ja füüsikat õpetan. Ma olen Keim Päästa, Tõstamaa keskkonnakomisjonis õpilane. Ma olen Anna Mallin, ma käin 10. klassis. Mina olen Rams, ma olen Tõstamaa käsitöö keskkonnaga õppetegevusega siinkohal ütlendajad 3. Mina olen Patrick Saagin, Tõstamaa keskkooli abiturient ning õpilasesinduse esimees. Mina olen Soosa, ma olen siin täna ettevõtete esindaja, pereettevõtte üks liige. Tere, mina olen Tiiu Soor ja linnavalitsuse sotsiaalnõustaja. Tervist, minu nimi on Sviskimägi, töötan perearstina Tõstamaa tervisekeskuses ja olen ka vabatahtlik kirjutaja meditsiiniteemadel eesmärgiga ikka rahvast valgustada, harida ja lihtsalt väärtustada tervist. Tervist kõigile. Mina olen Katri Järg ja mind on usaldatud kultuuri- ja ametisse. Tere, mina olen Karin Miidu, olen Kastnküla seltsi juhatuse liige ja Laekumaja peremehe. Tere, mina olen Birgit Pere, Tõhela ja Poolsi raamatukogu juhataja ja 1. septembris siin koolis käsitööõpetaja. Tere, mina olen Ülle Tamm. Olen Manilaiu videoturismide perenaine, Mani saarevaht ja Tõstamaa tuulte toimetaja juba rohkem 15 aastat. Tere, mina olen Tõnu Salu, põllumajandusettevõtja ja Tõstamaa osalusalgakogu liige. Tere, mina olen Paala Tomson, osavalla projektijuht ja osavalla teede ja ehituse eest. Kõik on. Siis rääkige, kuidas te siin elate, kuidas siin kandis elu käib? Äkki ma teen siis väikse sissejuhatuse kõigepealt, et Tõstamaa vald ühines siis või õigemini Vabariigi valitsuse. Seda kõige peab. Ja oleme siis nüüd osavald ja võib-olla siis osavalla poole pealt ma ütleks nii palju, et kui see alguses see ühinemisprotsess tõi kaasa selliseid muudatusi omavalitsuse sisemises töökorralduses, siis mulle tundub, et kodanike jaoks ei ole suurt palju muutunud, et kõik asutused ja teenused toimuvad edasi ja kogukond toimetab väga aktiivselt edasi. Et võib-olla ma annangi siis sõnajärje üle, kogukond saab ise nagu öelda ja oma arvamust avaldada, et kuidas Tõstamaa elu on läinud pärast seda haldusreformi ja neid suuri muudatusi. Võib-olla Katri alustab kõigepealt kultuuri poole pealt ja teeb sellise ülevaate, kuidas meil kultuurieluga läheb. Kas võin istudes? Jah. Et olen siin vaikselt nüüd rohkem mõelnud kui võib-olla varasemalt selle koosviibimise käigus. Ja võib-olla ma ütlen nii palju, et mina olen siin ametis olnud ainult 3,5 aastat ja 1 aasta sellest siis Tõstamaa valla kultuuripaadis siin Tuulistel randadel ja tegelikult enam minu toimimisajast on jäänud siis selle reformi perioodi. Ja pean mainima, et ümberkorraldused olid päris suured ja seda siis eriti administratiivsel poolel ehk siis dokumentatsioon, selle muutumine, ümberõppe, et see kõik on olnud päris keerukas. Aga Toomas, sina. Tule ise ka pildi peale mõttes teeb nii peale. Okei, fookus. Kuidas? Saks. Rikka. Nad räägivad.
No nii, aga kas te lubate, et kui on väga kuiv, siis te ikka katsetate? Ja sinust küljest okei murra ja palliga ei viska ja... Ma tulen, ja aga kui suuremad saab, siis ei ole, et alguses väiksed. Ma tulen vaatama kunagi hiljem kindlasti, siis kui ma rohkem olen. Ma tulen ja vaatan, kuidas ta läheks. Nii, nüüd me vist peame siis edasi minema jälle, Ilusat päeva jätku. Head koolipäeva. Nii võiks vabalt öelda. Me jääme siia, jah.